Elukeskkonnast ja oma õhu kvaliteedist me räägime tegelikult viimasel ajal päris palju. Tänases loos räägime iRobotiga natukene sellest, kuidas oma sisekliimat, õhu kvaliteeti toas kontrollida ja millised on probleemid, kui me seda ei kontrolli. Räägime lahti, millised on need peamised probleemid, mis meid siis kodus varitseda võivad, kui meil sisekliima pole targalt juhitud. Uut kodu luues me pöörame väga palju tähelepanu, milline meie kodu välja näeb, aga põhilised probleemid on nähtamatud tegelikult. Ehk siis liiga kõrge CO2 tase, vale niiskustase ja ebapiisav õhuvahetus. Et e-roboti mõte ongi teha kodu targaks, kodu sisekliima targaks. Nii et kodu ise analüüsiks õhu kvaliteeti ja automaatselt muudaks selle nii, et meil oleks seal hea olla, tervislik ja ka elektriarved oleksid väiksemad. Kuidas see kuivus ja niiskus meid kui inimest mõjutab ja selle ebakvaliteetne olukord majas? Väga kuiv õhk kuivatab meie limaskestasid ja me oleme vastuvõtlikumad ka viiruskandjatele siis. Liiga kõrge CO2 tase tekitab meil pea paks tunnet kodus. Ehk siis me ei puhka välja, meie uni on kehv, meie energiatasemed on madalad ja ei ole hea olla. Meie ventilatsiooniseadmesse on integreeritud sisse 11 erinevat andurit. Ja need andurid mõõdavad siis CO2 taset, nad mõõdavad niiskustaset kodus. Lisaks temperatuuri, PM-taset, ehk siis peenosakesi, mis tulevad meil aknast sisse või kodus erinevate tegevustega ja ka VOC tasemed. Need on siis liimid, lakid, lendlevad osakesed, meie uus mööbel kodus. Mida see masin nüüd kogu selle informatsiooni ja nende andurite infoga peale hakkab? See toimib äärmiselt lihtsalt. Me tuleme koju, ventilatsiooniseade saab sellest koheselt aru. Ta valib kõige optimaalsema kiiruse. Tulevad sõbrad külla. See ventilatsiooniseade kohe jällegi tuvastab rohkem inimeste viibimist ruumis ja hakkab tööle täpselt nii, et kõigil oleks hea olla selles ruumis. Veel olulisem on see, et kui me kodust lahkume, ei tohiks see ventilatsiooniseade ühel kiirusel edasi töötada, vaid ta valib jällegi kõige optimaalsema kiiruse ja säästab nii meile kõvasti energiat. Aga oli jutt ka temperatuurist. e-roboti ökosüsteemi saab nüüd liidestada ka e-roboti targad termostaadid, mis õpivad teie kodu tundma. Seal on erinevad andurid sees ja DPI algoritmi põhjal me teeme selle põranda soojusjuhtivuse täpsemaks. Ehk siis, et oleks kodus ühtlane temperatuur. No kui me räägime temperatuurist, siis alati ei ole küsimus selles, et sooja oleks juurde vaja. Suvel on meil hoopis vastupidine olukord. Tõsi, jällegi ainulaadne lahendus on see, et e-roboti termostaatidega saab kontrollida ka jahutust ja päris mitut erinevat jahutuse liiki. On selleks siis põrandajahutus või fännkoil jahutus. Enamus fännkoilide tootjate fännkoilid on ilusti liidestatavad meie süsteemi. Oluline on see, et nad töötaksid ühes ökosüsteemis, et nad ei töötaks teineteisele vastu, vaid saaksid aru, mis on nende tööpõhimõtted. No see on väga hea mõte, et süsteemid üksteisele vastu ei töötaks. Tänapäeval on tavaks see, et majad on üsna targaks tehtud, ehk siis kõik süsteemid peavad omavahel toimima. Tõsi, kogu e-roboti ökosüsteem on liidestatav erinevate targa kodu lahendustega. Alguses oli meil ka juttu sellest, et me saame ventilatsiooniseadmega reguleerida õhu niiskust. E-roboti ventilatsiooniseadmed on niiskustagastusega. Me tagastame seda niiskust, mis kodus tekib. Ka väga külmadel ja ekstreemsetel talvekuudel, kui väljas on kas või -30, e-roboti niisuti suudab kodus hoida tervislikku niiskustaset. No iRoboti arendamisega olete tõesti aastaid vaeva näinud ja tegelikult ilmselt sinna külge pookinud ka asju, mida ei oska isegi küsida. E-roboti ökosüsteem laieneb pidevalt ja oleme tulnud turule uudse tootega, mille nimi on tsonaalne ventilatsioon. Ehk siis me jagame kodu mitmeks tsooniks. Hetkel küll 2 tsooniks, aga me näeme, et see on ka piisav. Meil tekib elamistsoon, kus inimesed veedavad suure osa oma ajast ja tekib magamistsoon, kus ollakse peamiselt öösel. Seega kodu on jagatud 2 tsooniks. E-roboti termostaadid tuvastavad, kummas tsoonis inimene tegelikult viibib ja viivad õhu täpselt sinna, kus on vaja ja täpselt selles koguses, mis on vaja. Ehk siis selle eeliseks on see, et ventilatsiooniseade poolt kodu näiteks terve öö ei ventileeri või ventileerib väga väiksel kiirusel. See tähendab seda, et ventilatsiooniseade ise kulutab vähem elektrienergiat ja seadme enda eluiga on ka palju pikem. Kuna ventilatsiooniseade töötab väiksematel kiirustel, on ka soojus- ja niiskustagastus
protsendid oluliselt paremad. Kahtlemata selline tsonaalne lahendus tundub olevat asi, mis peakski igas ventilatsioonisüsteemis olemas olema. Kohe tekib küsimus, et kas selliste keerukuste lisamisega see asi eelarveliselt üle kätte ei lähe? E-robot on teinud nüüd niimoodi, et tsonaalne ventilatsioon on tõesti taskukohane ja see tasub ära juba tihti esimese aastaga. Tegime TalTechi ülikooliga laiapõhjalised uuringud, simuleerisime Eesti elanike elusid kodudes, meie kliimas ja leidsime, et selline kodu, nagu me siin praegult oleme, 271 ruutu, säästab ühes aastas 780 €, kasutades e-roboti ökosüsteemi ja tarku lahendusi. See sääst on nüüd erinevates kodudes erinev, sõltub väga mitmetest faktoritest, aga meie kodulehel on loodud kalkulaator, nii et te saate kõik minna ja ise oma kodu kontrollida, kui suur oleks teie aastane energiasääst ja rahaline võit. Need televaatajad, kellel on nüüd juba maja ehitatud võib-olla aastaid tagasi ja mõtlevad, et tahaks ka kaasaegsest nutikusest osa saada, siis kas see on tagantjärgi võimalik? Ja, see on tegelikult väga lihtne. Ventilatsiooniseadme vahetus käib kiirelt, meie tooted on sobilikud enamus ventilatsiooniseadmete asemele. Teisalt termostaatide vahetus käib ka väga kiirelt ja lihtsalt. Nii et kui teil on üle 5 aasta vana ventilatsiooniseade, mis töötab pidevalt ühel kiirusel, soovitan julgesti uurida e-roboti toodete kohta. Kaasaegsetel nutikatel lahendustel on alati ka moodus, kuidas seda kõike kontrollida. Kuidas iRobotil see lahendatud on? Äpist on nähtavad kõik õhukvaliteedi parameetrid ja lausa toapõhiselt. Kes aga soovib, saab kodus CO2 taset ja niiskustaset kodus ise seadistada. Samuti on väga lihtne kontrollida tubade temperatuuri lihtsalt näpuga libistades. E-roboti tooted saavad üle õhu uuendusi, mis tähendab seda, et teie kodu käib alati ajaga kaasas ja muutub ajast targemaks. Räägime natukene ka ettevõttest iRobot, sest mitte kõik ei tea, et tegelikult on ju tegu Eesti ettevõttega. Tõesti, e-robot sai alguse aastal 2013. Kodumaise tootjana me arendame kõik majas sees. Meie näidistesaal asub Suur-Sõjamäe 37A, kus on tooted täitsa väljas olemas. Kutsume teid külla, tulge vaadake tooteid ja aitame teil leida kõige õigemad lahendused just teie kodule. Kuuldu põhjal võtaks kokku, et meile meeldib oma elus kõiki asju targalt lahendada, aga ventilatsioon peaks olema esimene asi, millest me alustame, sest sellest sõltub otseselt meie tervis.